Praegu võib näha Emajõel sõitmas kuulsat Lott ja Jõmmu, mis on tehtud puidust, aga lähitulevikus võib näha seal juba võib-olla mitmeid kaatreid, mis on tehtud plastist, aga see plast on tehtud puidust. Tähelepanu, tegemist on teadusega. See oli Tartu Ülikooli orgaanilise keemia kaasprofessor Siim Salmar ja see, mida ta kirjeldas, võib olla puidu väärindamise tulevik. Praegu oleme sellest aga veel üsnagi kaugel. Väga suur osa Eestis raiutavast metsast. Ligi 60% läheb ühel või teisel viisil odava soojus- või elektrienergia tootmiseks siin või välismaal, mis ei ole just kõige mõistlikum ressursi kasutamine. Me võiksime üritada kasutada seda taastuvat ressurssi näiteks kemikaalide või uute materjalide tootmiseks, selle asemel, et kasutada naftal baseeruvaid. Kuigi Eestis kasvab 51 erinevat puuliiki, koosneb nende kõigi puit laias laastus 3 komponendist: tselluloosist, hemitselluloosist ja ligniinist. Kuid tselluloosivabrikute loomine on ühiskonnas palju kirgi kütnud, siis 3 komponendist keerulisim, ligniin, on seni suuresti tähelepanuta jäänud, kuid just selles erilises materjalis peitub rohkelt võimalusi. Ligniin on unikaalne biopolümeer, mida leidub kõigis maismaa taimede rakuseintest ja tema funktsiooniks on liimida kokku tselluloos ja hemitselluloos. Näiteks puidus on ligniini 20–30% ja ta annab puidule tema jäikuse, aga veel ka veehülgavuse ja näiteks kaitseb mädanemise vastu. Kõik need omadused teevad aga ligniinist väga keeruka ja kapriisse materjali. Seda on väga keeruline edasi väärindada ja sellepärast kasutatakse seda tänapäeval peamiselt põletamisega energiaks. Salmari juhitavate uurimisprojektide eesmärk ongi leida viise, kuidas vees mitte lahustub ligniin siiski lahustada, tema pikk ja keeruline molekul väiksemateks juppideks lõhkuda ning need jupid siis suuruse järgi eraldada ehk fraktsioneerida. Selle jaoks, et teda saada lahusesse, oleme rakendanud erinevaid mittetraditsioonilisi meetodeid. Näiteks oleme võtnud kasutusele ultrahelitehnoloogia, mehaanokeemia, vesiorgaaniliste lahuste kasutamise, joonilised vedelikud ja muud võimalused, et siis saada kätte ligniinist meile sobivaid molekule, mida saaksime lihtsamalt edasi töödelda siis juba sobivateks materjalideks. Ligniinist saadavaid molekule võib kasutada erinevate materjalide loomiseks, näiteks ehitusmaterjalides, fenoolpaikude tegemiseks, vineeride valmistamisel, puitlasplaatide tegemisel, isolatsioonimaterjalide puhul, montaaživahtude valmistamisel. Näiteks ultrahelitehnoloogia rakendamisel saab ligniinist toota materjale, mis oleks kasutatavad UV-kaitsevahendina, näiteks päikesekreemides või siis samamoodi puidukaitsevahendina puiduvärvides. Kuid need näited on vaid jäämäe tipp. Samamoodi saab ligniini põhjal toota vastupidavat kunstnahka, millest on valmistatud ka Salmari enda telefoniümbris, jalatsitaldu, epolakki ja palju muudki. Bioreaktorites saab aga panna bakterid tegema ligniinist nailoni tootmiseks vajalik ühendeid. Kõigi nende materjalide põhiline tooraine on tänapäevatööstustes ikka fossiilne materjal, ehk otse öeldes nafta, mille võiks asendada metsa- ja puidutööstuse jääkidega.